Nad tulid Iisraeli kogu Iraani diasporast, ühendatuna vastuseisust Islamivabariigile ja usust, et iisraellased ja iraanlased peaksid olema liitlased, mitte vaenlased. Tel Avivis toimunud kogunemisel esitasid Iraani opositsiooni delegatsiooni liikmed ja ürituse korraldajad visiooni, mis põhineb enam kui 2000 aasta tagusel ühisel ajaloos. Iisraellaste ja iraanlaste vahel on salajane liit. See pole alati avalikult näha, aga meil on ühine minevik, sest Küros Suur, Iraani rahva isa, on ühtlasi esimene sionist ja juudi rahva vabastaja. Kyros Suur lubas Babülooniasse pagendatud juudi rahval naasta Jeruusalemma ja taastada templi. Nüüd ütlevad korraldajad, et on aeg, et Iisrael seisaks Kyrose laste kõrval. Iraanlased, kes otsivad vabadust Islamivabariigist. Radikaalne režiim, mis tapab iraanlasi, tapab ka iisraellasi. See rõhub Iraani rahvast ja ehitab Iisraeli ümber terrorirõngast. Ja koos me saame edastada sõnumi, et Iisraeli lapsed ja Kyrose lapsed on ühtsed ning seisavad koos ebaõigluse vastu. Aga see delegatsioon ei vaata Iisraeli ainult kui poliitilist liitlast. See uurib ka liikumist, mis rajas juudi riigi ja küsib, kas selle meetodeid saab kohandada Iraani jaoks. Nad nimetavad seda ideed Iraani sionismiks. See on Iraani opositsiooni poolt peaaegu täpselt selle tegevuskava ülevõtmine, mis meil oli juba ammu enne 1948. aastat, selle kohta, kuidas jõuda 1948. aastani ja saada riik. Jällegi, nad peavad oma riigi tagasi saama. Nad peavad oma maa tagasi saama. Iraani osalejad ütlevad, et Islamivabariigi vaenulikkus Iisraeli suhtes ei esinda enamiku iraanlaste seisukohti. Kui vaadata Iraani proteste diasporas, kus meil on rohkem vabadust, põhimõtteliselt kõigil suurematel Iraani opositsiooni protestidel Islamivabariigi vastu on lisaks võõrustajariigi lipule ka Iisraeli lipud. Amin ütleb, et pagendatud kroonprints Reza Pahlavi aitas murda pikaajalist tabut, kui ta külastas Iisraeli 2023 aastal. Paljud inimesed arvavad, et iraanlastele ei meeldi Iisrael ja et me ei saa omavahel läbi, aga tema tegi seda selleks, et näidata, et tema ja kõik tema toetajad iraanlased ei pea Iisraeli meie vaenlaseks. Iraani aktivist Lili Mou ütleb, et kahe rahva suhted on üle elanud rohkem kui 4 aastakümmet vaenulikkust Teherani poolt. Me oleme iraanlaste kollektiiv üle kogu diaspora, kus me loodame luua positiivsed tsiviilsidet iraanlaste ja iisraellaste vahel ja kasutada imelist ja edukat sionistlikku plaani riigi ülesehitamiseks. Selle delegatsiooni sõnum on, et Iisrael ja Iraan ei ole määratud igavesti vaenlasteks jääma ning et liit, mida nad loodavad tulevikus luua, võib alata juba täna nende rahvaste vaheliste sidemetega. See 2500 aastat vana side ei ole katkenud, ei ole läbi lõigatud, vaid on lihtsalt pingestatud. Ja niipea, kui ajatollade rõhuv režiim langeb, maailm saab tunnistajaks Iraani rahva ja iisraellaste viljakale sõprusele. Julia Pobegailova, I24 News, Tel Aviv.